Tervist! Jäts Ameerikas. Külaliseks meil... Tervist! Toiduakadeemia peakokk. Täpselt. Tere! Tervist! Ja täna on meil nüüd siis küll jälle on pidu. No meil ikka anti toorest liha kätte. Päris liha. Päris liha. Meil on sea sisefileed, meil on siin sea aba, meil on... Sea saba. Sea saba ja meil on sea kõrva. Meil on ikka päris ralli. Ja. Aga mis teed? Mina teen taipärase vokroa, kus on siis peategelaseks sea sisefilee. Ja sellepärast mina võtsin ka täna, et mina teen seaba, küpsetan ära, teen siis nii-öelda ameerikaliku bullet pogi. Ehk rõhutud liha, juurde teen tomatipasta ja äädikas ja nii edasi niukese Carolina kastme. Ja siis keedan ära veel seasabad, seakõrvad friteerin ja seasabad veel grillin juurde, et teen niukese lihasööja rupski unistuse. Aga tuld, hakkame siis tööle, et kõigepealt siis mina panen aba, maitsestan ära ja tegelikult ma keeran ta fooliumisse ja panen ahju. Mina alustan sellega, et ma puhastan filee ära. Et kõik need kelmed, neid ei taha sööja tegelikult oma taldriku peal näha. Ja et kuna bullet pook on, siis peab olema niisugune täiesti kiududeks saab tõmmata, siis ma panen ta fooliumisse, et küpseb kiiremini ja mahlad jäävad sisse ja pärast siis segame ta veel selle Carolina kastmega ja niisugune pätsu ja läheb ahju. Ma arvan, üks tund, poolteist tundi julgelt. Mingi 180-190 juures. Kumus, nii. Seasabad, kõrvad paneme keema maitse taimedega. Paneme sinna sibulat, paneme sellerit, paneme porgandit, peterselli, loorberi ja kedame nad pehmeks ära ja siis on hiljem friteerime ja grillime. Praeme, pannil, mis iganes. Nii, ja siin siis panen külma veega, kõrvad, sabad, keema. Tõuseb keema ära, korjame vahu, paneme maitseained, juurikad ja kedame pehmeks. Et mõnusad tükid siis lõikan siuksed alla poole sentimeetri ja sellised ühe ampsu tükid, mida siis ei pea noaga sööma. Et Aasia kandis seal Tais lauakatte ei näe üldse ette, et seal nuga peaks olema, nii et kõik toidud, mis on siis lusikakahvliga, saab söödud. Nii, ja mina siin tegin, mul oli keedetud vesi, tomatipasta, toorest tomatipasta. Nüüd läheb valgeveine äädikas, sahmaki, suhkur ja sool ja mustpipar. Ja saame niisuguse kutsutakse Carolina kastmeks. Piprusegu. Ja see kaste on olemas. Nii, see kaste, mis mina oma voki peale panen, see on umbes sama lihtne teha. Et sinna meil on vaja austrikastet, kalakastet, sojakastet ja valge pipar. Ja võtsime siis keemast sea sabad ja kõrvad. Sa siis sabadega lähen panni ja siis paned seda barbecue-kastet ja nii edasi. Ja kõrvad ma siis lihtsalt lõikan peenikeseks õukseks viiluks ja proovime siis friteerida. Nii, piil on korra seasabasid. See on mõnus. Nii, ja läheb siis vokkimiseks. Sibulalootsikud. Šablooniks ongi sibul, et kõik teised asjad võiks olla umbes sama pikad siis. Ehk siis sellerid sellise nurga all, et jääks umbes sama pikk kui sibul. Et pärast taldriku peal kogu see lugu näeks väga ilus välja. Nii, siis läheb meil sea sisefilee. Ja ingveri võib ka kohe ära panna. Ingveri paned kohe nii suured, jah? Jah, sellised mõnusad liistakud, et siis annab ingver maitset ka
aga kuidas sa nüüd sealiha olid lõiganud siis milliseks? Sealihast lõikasin risti kiudu umbes poole sentimeetri paksused viilakad. Ja kogu asi käib siis wokpanni peal hästi ruttu. Nii, nüüd lähevad seened siia peale. Ja nagu sa tähele panid, siis liha ei maitsestanud. Ehk siis Aasia köögis nagu reeglina lihasid ei maitsestata, et maitse toidule annab kaste. Nii, ja kui see siin kõik on ilusaks juba ära läinud, siis üsna viimases järjekorras lähevad siis rohelisest sibulast lõigatud halud. Ütleme halud selle kohta siis. Nii, ja nüüd kõige keerulisem osa, maitsestamine. Austrikaste. Vaata, et sa nüüd midagi tuksi ei keera, on ju? Nüüd enam ei tohi keerata, nüüd on kõik muu töö on ära tehtud. Kalakaste. Kalakaste on hea, et kalakastmega see, et haiseb nagu ma ei tea, mis asi, aga maitseb hea. Tema täiesti asendab soola. Ja. Sojakaste. Ja siis kasutada tumedat sojat. Ja valge pipar. Kuskil siuke wokpanni kohta üks teelusika täis. Meie wok on valmis. Katsu luhtke, mille pealt sa serveerid? Paneme ta sellise ilusa kausi peale, kausi sisse selles. Siia kõrval nüüd võid ju riisi, pastat, mingid nuudleid. Nuudled, pigem siis riis ja nuudlid, et originaalis käib aurutatud basmati või jasmini riis. Okei. Et röstisin ahjus burgerisai ära ja määrisin ta lihtsalt nüüd siis barbecue kastmega kokku. Nii, hopla, jääb siia ootama. Ja nüüd toome ahjust välja meie siis selle bullet poogi nii-öelda. Vaatame, mis ta saanud on, kas ta juba tuleb. Võta see, mis on, jah. Üksteise küljest lahti. Panen siia peale ja... Näeb ilus välja. Ja lihtsalt siit võtamegi selle liha ja lõhume ta ära. Ehk siis kõik need kiud peavad peaaegu eraldi olema. Oleks väga hea, jah. Ja vabalihal on hea ka see, et vaata, tal on need läbikasvanud kohad siin, kus saab seda peki osa natukene, mis annab ka seda mahlasust juurde. Just. Ja... Aga see tagab ka selle, et ta siis täitsa väga ära ei kuiva siis ja, täpselt. Küpsemise ajal. Ja nüüd siis siia peale veel see Carolina kaste. Mõnusaks, mahlaseks läks kohe ära. Panen siia samma sisse, et anna talle natukene viisakama kuju ka. Ahaa. Niimoodi. Tõsine purksisai, noh. Ossa poiss. Väga edev. Ja. Seda ka siia. Ja siit lainame Tarmo käest paar seda tšillitükki. Ja niisugune mõnus. Et siin siis olemas kõrvad... Kõrvad, saba, aba. Natukene rohelist salatit ja Carolina soos. Kaste. Superluks. Näeb välja. Uhke. Nii. Serveerime nüüd sinu omaga sinna. Paneme Ameerika kõrvale siis väikse Aasia. Jah. Riis siis eraldi kausist juurde, kui kellelgi putrai. vaja peaks olema. Et riis natukene siis tõmbab tagasi ka neid teravamaid maitseid. Riisiga saab reguleerida endale selle toidu parajaks. Nii, väike tšilli ka, seda loomulikult maitse järgi siis, kes väga teravat ei söö, siis võib vähem panna. Aga siin ta on. Sellised siis meie tänased toimetused. Võt, kus nüüd ütles. Ja lihhideni.